Ja nüüd on mul väga hea meel kutsuda sinu ette Liina Vetik, kes on ka võib öelda minu sellist elude käiku väga palju mõjutanud coachina ja ka võib-olla lapsevanemana on mind inspireerinud. Tere tulemast, Liina Vetik! Tere, tere! Liina, sinuga me täna räägime sellisest teemast nagu enesekindlus. Ja sina oled igapäevaelus siis inimene, kes aitabki inimestel teha otsuseid, et teha endale südamelähedast tööd. Just nii. Mis on sind sinna viinud? Minu enda teekond, ma arvan, minu enda elukogemus ja teekond läbi raskuste ja läbi võitude olen ma sinnamaani jõudnud täna ja ma teen seda asja suure südamega nii-öelda. Täna räägime enesekindlusest, aga see enesekindlus on ju midagi sellist, mis lihtsalt võib-olla klassikaliselt ei ole su sees võib-olla alati olemas ja see kõigub. Et ta kord on selline suurem ja kord on väiksem, teistpidi ta on suhtes teinekord nii-öelda paremas seisus ja ka lapsevanemana paremas seisus või ka halvemas seisus. Nii et see on siis see meie tänane nii-öelda see suund, mida me võtame. Alustame võib-olla siis sellest, et mis on väga tähtis enesekindluse nii-öelda alusvundament ju on see ise endaga rahu tegemine ehk et mitte ise ennast ära kaotada lastega nii-öelda toimetades ja ka olles elukaaslane. Kuidas seda teha, et mitte ennast ära kaotada? See on hästi suur küsimus, aga tõepoolest, et selleks, et olla enesekindel nii suhtes kui lastega, peame me olema iseendaga nii-öelda heas suhtes ja olema nii-öelda armastuses iseendaga. Ja kuidas seda teha on kui minna väga põhjalikuks, siis seda tehakse läbi erinevate taktikate või tehnikate. Aga kõigepealt iseendas armastust leida, igasugune enesekindlus hakkab tegelikult turvatundest. Ja kui võtta inimene lahti, siis inimese üks suurimaid soove on olla armastatud. Aga mis ongi tänapäeval võib-olla see, mis pärsib paljudel enesekindlust, on see, et me otsime seda armastust väljaspoolt. Me otsime seda armastust suhtes, me otsime seda armastust oma lastelt, oma kolleegidelt, sõpradelt ja nii edasi, vanematelt. Aga selleks, et enesekindlust kasvatada, tuleks kasvatada armastust iseenda vastu, iseenda sees. Ja mida rohkem sa iseennast armastad, seda enesekindlam sa oled ka kõikides teistes suhetes ennast ümbritsevate lähedaste inimestega. Ja kuidas seda teha, on leida endas üles need kohad, kus sa ennast ei armasta. Kus see on alguse saanud? See on alguse saanud tõenäoliselt sinu lapsepõlve kogemustest. Need on lapsepõlve nii-öelda uskumused ja käitumismustrid iseenda kohta ja neid tuleb hakata siis ravima. Ja selleks on olemas igasuguseid erinevaid tehnikaid, nagu ma ütlesin, on andestamismeetodid, mina õpetan elupeegli lugemist nii-öelda. Elu peegeldab, kus me siis endaga saaksime rohkem tööd teha ja nii edasi. Ja kui sa oled tegelenud endaga, siis su enesearmastus ehk siis eneseväärtustamine kasvab. Sellega koos enesekindlus võtta endale aega, emana näiteks, võtta endale aega suhtest ja suhte jaoks võtta endale aega ja nii edasi, et sa julged teha neid otsuseid, et nüüd on see hetk, et ma võtan aega ja sealt tuleb kõikide piiride kehtestamise enda jaoks ja suhtes ja lastega ja nii edasi, et kõik saab alguse iseenda armastamisest nii-öelda. Aga väga tihti on ikka kuulda seda, mul ei ole aega. Mul on nii palju teha, mul lihtsalt ei ole aega. Ja Liina, mida sa räägid, et ma pean võtma suhte kõrvalt, enda jaoks aega laste kõrvalt, enda jaoks aega töö kõrvalt, enda jaoks aega. Kuidas see aja võtmine tuleb või käib? Sest sellega käib võib-olla kaasas ka väike muidu ju süütunne, et näed, ma ei ole ju seal siis olemas, kui ma olen egoistlikult võib-olla endale aega võtmas. See ei ole ju tegelikult egoism. Ei, see ei ole egoism, see on just nimelt enesearmastus. Et see, et mul ei ole aega, seal tuleks edasi vaadata, et miks mul ei ole aega. Kuhu aeg kaob? Et kui su aeg kaobki sinna, et mul on vaja lastega tegeleda, siis mul on vaja mehega tegeleda ja nii edasi, siis tekib see, et aga miks sul on vaja kogu aeg? Ja sealt ongi see, siis tulebki ema või naisena tuleb meil see süütunne, et kui ma võtan endale aega, et siis ma olen ju egoistlik inimene, et kuidas siis lapsed hakkama saavad ja nii edasi. Et tegelikkuses on niimoodi, et kui sa ei võta endale aega, siis sa oled inimesena tasakaalust väljas, naisena eriti. Et me oleme harjunud elama kõikidele teistele, sellepärast, et meid on õpetatud headeks tüdrukuteks. Hea tüdruk teeb nii, hea tüdruk teeb nii, hea tüdruk on iseennast põhimõtteliselt ära unustanud.
eks. Ja sellepärast nendel headel tüdrukutel ei ole elus neid tulemusi, mida nad tahaksid, et oleksid, kaasa arvatud siis peresuhetes, eks. Ja sellega on tegelikult niimoodi, et naine ise läheb tasakaalust välja meie naisena või siis on see mees, vahet ei ole. Ja kui sa oled tasakaalust väljas, siis sa oled närvilisem, siis sa oled rohkem stressis ja nii edasi, nii edasi. Selleks sa pead aega võtma iseenda jaoks sellepärast, et sul oleksid paremad suhted nii oma nii-öelda siis partneriga, on see elukaaslane, abikaasa, mis iganes formaadis täna, eks, ja sul on paremad suhted ka lastega. Ja miks on veel hea endale aega võtta, leida seda aega iseenda jaoks, on see, et kui me emane oleme harjunud kogu aeg lastega koos olema, me peame olema nii-öelda supermom, eks kogu aeg olemas, siis on tegelikkuses see, et sa ei anna võimalust lastele ju arendada oma suhteid või saada lähemaks näiteks isaga või vanematega ja nii edasi, kes on siis lastele need lähedased isikud, eks. Kui me oleme kogu aeg emana lapse jaoks olemas, siis kuhu mahub isa ja laste aeg, kuhu mahub vanavanemate ja laste aeg, ja nii edasi, eks. Ehk siis tegelikult on seal väga palju hüvesid võtta endale aega, aga tulles tagasi nüüd selle küsimusele, et mul ei ole aega, siis tulebki jällegi, lähed juurpõhjusele, et mille su aeg kulub ja mis ajendid seal taga on. Sest tihti meil naisena eriti on see ajend, et siis ma olen hea ema, siis ma olen hea naine ja sellepärast me ei leia endale aega. Aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, siis sa oled rohkem stressis ja närvilisem ema või naine. Absoluutselt nõus. Ja kas ma saan õigesti aru, et tegelikult võttes endale rohkem aega, saan ma enesekindlamaks? Just, sa saad enesekindlamaks ja su suhete kvaliteet muutub palju paremaks. Et sa võid olla küll kogu aeg olemas, aga sa oled väsinud ja sind tegelikult ei ole olemas. Aga kui sa võtad iseenda jaoks aega ja teed neid asju, mis ainult sind kõnetavad. Näiteks, mina just olin terve nädalavahetuse, võtsin enda jaoks aega ja olin täiesti üksinda oma suvekodus järve ääres. Isa oli koos lastega, nemad arendasid oma suhted, nendel tekib kvaliteetaeg koos. Ja mis juhtub, on ka see on hea asi, on see, et minu mees hindab lastega koos olemist palju rohkem, sellepärast, et ma olen algusest peale andnud talle võimalust aega koos lastega veeta. Sest et kui sa ei saa inimesega koos aega veeta, siis sul ei teki seda nii-öelda connection'id või ühendust on inimesega. Aga kui sa annad selle võimaluse emane, siis ja samal ajal iseennast nii-öelda väärtustades ja teha seda, mis sulle meeldib, siis on kõik osapooled õnnelikumad ja suhted muutuvad kvaliteetsemaks. Et sa oled parem inimene, kui sa võtad endale aega ja parem lapsevanem ja parem kaaslane. Aga mis siis, kui näiteks see teine osapool nüüd, kui olles kas siis ema või isa ja pöördudki teise poole, et näed, et ma nüüd tahaksin ise endale aega võtta, et natukene iseendasse vaadata, iseendaga olla ja kui see teisele osapoolele tundubki arusaamatu. Kuidas seda teha teisele osapoolele nii-öelda mõistetavaks, kui tähtis on oma aeg, et temal on oma aeg ja siis ka sinul on oma aeg, et see on vastuvõetav. Siin on jällegi, et mis on need küsimused seal taga, sellel teisel poolel, et miks ta ei saa sellest aru. Sa saadki selgitada, et ükskord oli mul juhus, kus mul oli klient, kellega me rääkisime sarnasest teemast. Ja ta ütles, et see oli meesterahvas, ütles, et ma ei saa kodust välja minna sellepärast, et mu naine läheb endast välja sellepärast, et mis mõttes sa tahad oma ette olla, et kas sa minuga ei tahagi koos olla ja nii edasi. Ja siis ma selgitasin talle, vaata, naisel on turvatunde küsimus, ta kahtlustab, ta hakkab kahtlustama, eks. Ja mis paneb teda kahtlustama? Tal on hirm, seal taga on hirmud, kui lase teine pool nii-öelda minna, on. Ehk siis sul on see koht, kus tuleb selgitada, nagu kõigepealt mõista seda teist poolt, et miks tal on need hirmud, on ja siis selgitada sinna juurde ja sellele kliendile ma soovitasin ka, et ütle talle, et sa vajad aega selleks, et ise olla rahulikum kaaslane, olla nii-öelda parem kaaslane, sellepärast, et sa oledki väsinud, ma olengi väsinud, tead kõigest, on ju, meil on töö, meil on lapsed, meil on kogu aeg vaja kellegi jaoks olemas olla, on ju. Ja ma lähen puhkama sellepärast, et siis ma olen sulle ka parem partner, kes jaksab kõige eest hoolt kanda, on ju, kodu, laste ja meie suhte eest, on ju. Ja rahustategi maha, et ma ei lähe kuskile, ma ei tea, teisi inimesi oma kõrvale otsima või mida iganes, mis need hirmud teisel poolel on, et miks ma pean minema, on ju. Vaid selgitadki, kõik on selgitamise ja rääkimise küsimus tegelikult. Jaa, ma olen täitsa nõus.
räägi sellisest võtmes ka näiteks, kui nüüd kaaslased koos sooviksid aega leida, aga tugivõrgustikku väga ei ole. Kas sul siin on ka mingisuguseid mõtteid? Üks esimene mõte, mis tekib, on see, et pange lapsed varem magama. See on hästi tavaline praktika, mida mina olen kuulnud paljudelt nii-öelda laste vanematelt, siis et ei jõua ju ise üldse koos olla. Ja kui ma hakkan küsima, et kuidas siis on, et mis kell lapsed magama lähevad või milline teil nii-öelda päevarutiin on, siis ma kuulen tihti, et lapsed lähevad õhtul hilja 10, 11, ma ei tea, mis kell magama. Et tuleb muuta rutiini. Tuleb muuta rutiini niimoodi, et minu lapsed lähevad õhtul kell 8 hambaid pesema ja nad on enne 8:30 voodis, eks. Lunejutud on loetud ja kõik on tehtud, nad jäävad magama, eks. Vahest on küll see, et on kauem üle ukse vaja hüüdi, et paikust palun, on. Aga üldiselt oskavad ise magama jääda ja see on juba aastaid niimoodi. Ja siis see õhtul see aeg, mis on siis tund, poolteist seal, on meie aeg, on ju, ja meie ise valime, mis me teeme. Teine asi, mida ma soovitan teha, et meil on varahommikud. Ärgakem varem ülesse. Ja mina käin oma abikaasaga koos metsas hommikuti jalutamas näiteks. Mõnikord me käime eraldi, see ei ole reegel, et me peame nüüd tingimata kahekesi koos olema, on ju. Sest igasugune reegel muutub teinekord tüütuks, on ju. Aga mõni hommik me otsustame, et nüüd me lähme koos, on ju. Aga kui lapsed on väiksed, siis võib-olla niimoodi ei saa jälle koos minna, on ju. Minu lapsed on 8 ja 4, saab 8 kohe. Ja ütleme, esimeseks pooleks tunnid, kui sa käid pool tundi metsas jalutamas, tegelikult 4-aastane või 5-aastane saab ka juba, paned talle multikad ja annad talle mingi ampsu ette ja ta on pool tundi rahulik, on ju. Et leida need üksikud hetked ja spontaansus mängib rolli, kui on lapsel lõunauinak näiteks ja siis, kui mees on tööl, kutsud mehe lõunaks koju, siis on ka siuke lõbusalt võib koos veeta aega. Et ise tegelikult tuleb oma loovus nii-öelda tööle panna ja neid hetki leiab. Et meil olid, teine oli pisem ja esimene oli ka pisem, siis läksime maale, panime lapse õue näiteks ja läksime ise nii-öelda teisele korrusele kahekesi koos aega vetma. Et neid momente tuleb lihtsalt võtta. Täpselt samamoodi nagu ise endale aega võtta, tuleb lihtsalt võtta. Et siis ka suhe nii-öelda elab. No ma olen väga nõus sellega, et tõesti see loovus siis mängud on mitte näha neid takistusi, et ei saa või et tundega, et äkki kuskil keegi nüüd tuleb, eks, vaid et see lisab ka tegelikult sellist vürtsi elevust. Just. Jah, et selline avastusrõõm, eks. Et aga on veel selline küsimus, mida ma soovin ka küsida paljude hulgast, mis veel tuleb sinu käest. Et kuidas väikeste laste kõrvalt hoida suhet sellise mõnusa värskena, me siit juba enne saime nippe, kas on midagi veel, mida sa tahaksid siia lisada? Minu arvates üks olulisemaid asju, mis suhet hoiab, on number 1 on hoida tänulikkust üksteise eest. Ja iga päev mõelda selle peale, et miks ma olen selle kaaslase eest tänulik. Sest ma näen nii palju suhteid ka oma tutvusringkonnas, kus on nii-öelda see armumisfaas läheb mööda ja siis hakatakse üksteise juures otsima vigu. Näed, ta sokid vedeled, näed, ta jälle jätab selle niimoodi ja on ju. Aga kui sa selle teadlikult pöörad kohe selleks, et mille eest ma olen tänulik, eks, et siis su enda mõttemaailm juba selle kaaslase suhtes muutub. Et see on üks asi. Teine asi on see, et unistage koos. Pidage koos tulevikuplaane, mida te kõike tahaks, arutage, rääkige oma teemadest, jagage, kuhu te tahate elus jõuda, kuhu te tahate reisile minna, mis iganes, et kõik on siuke koostöö. Tehke koos nalja. Lihtsalt täiesti jaburaid asju. Mul on seda võib-olla lihtsam öelda ka, et mul mees on siuke paras kloun heas mõttes kodus, on ju. Et a la lihtne, täiesti lihtne nali hommikul, korrastan ennast seal, panen kreemi värki ja siis mees tuleb niimoodi õlaga mulle, nagu lõuaga minu õla peale ja ütleb mulle, et kuule, oleme täna terve päev lihtsalt niimoodi koos, on ju. Et me olemegi nii-öelda üksteise küljes kinni, on ju. Et see on lihtsalt, need on niisugused jaburad asjad, aga see huumor suhtes ja eriti nendel võib-olla rasketel aegadel, kus asjad kasvavad üle pea, on see, mis hoiab tegelikult teid ühenduses. Et need 3 asja, ja võtta see aeg, on ju, need momendid iseenda jaoks.
aga 3 olulist asja jah, et tänulikkus suhtes, koos visioneerida nii-öelda oma elu, mida te tahate koos teha ja siis need momendid, huumorit oma suhtesse tuua. Sest need on ju tegelikult väga tähtsad komponendid sellise suhte enesekindluse mõistes. Et kuidas ise olla suhtes enesekindlam, sest sa siis saadki olla ju eneses kindel, kui sa tead, et miks sa seal suhtes oled ja sa saad aru ka, et see teine osapool on sinuga suhtes siis nendel põhjustel, mis sa just tõid välja, et teil on ühised unistused, vaated, mõtted, et see ju lisab väga palju sellist sisemist kindlustunnet, lõpuks turvatunnet, mis sa just rääkisid. Et suhe hakkab siis alla minema, kui me hakkame erinevates suundades vaatama. Ja siis tekivad igasugused, mina tahan seda ja tema tahab seda ja siis teed hakkavad lahku minema. Aga selleks, et seda koos hoida, on vaja nagu koos ühist visiooni hoida. Ma arvan, et see on hästi tugev argument suhtes. Järgmine asi, mis on väga tähtis lastega perede puhul, on kasvatusmeetodid. Et üks, mida ma olen ka siit kuulnud ümbert kaudsetest kohtadest, et suureks proovikiviks ongi just see aspekt, et lapsevanemad ei jõua ühtsetes meetodites justkui, kui me niimoodi nimetame, kokkuleppele. Üks arvab, et üks asi on hea, teine hea ja hakkab selline heas mõttes sõdimine pihta ja tegelikult on ju kaotajaks laps, on ju. Et kuidas siis leida jällegi see ühtne kasvatusmeetod või kuidas seda läbi rääkida, et seda ühtlustada, aktsepteerides mõlemat poolt ja selle kõige juures jääda ka ise enesekindlaks. Vaata, siin ongi see teema, et me peame jälle minema tagasi algusesse, on ju. Et kui me saame paarina kokku, siis lapsed, meie kodu on meie ühine looming, eks? Et sellest saaks nagu kõik koos alguse. See on meie ühine looming, me koos lõime need asjad, eks? Ei saa mina seda üksinda teha ja ei saa minu abigaas seda üksinda teha. Siin tuleb kokku leppida, tehagi enda jaoks nagu kokkulepped, milliseks me tahame, et meie lapsed siis, meie ühine looming saaks. Ja vastavalt sellele siis hakata suunama. Nii. Ja siis tulevadki selle suunamises, just ongi see küsimus. Mina arvan, et nii on õige, mina arvan, et nii on õige. Ja jällegi rääkimine, suhtlemine on võti, eks? Mõni asi on, me ei saagi kõike ette planeerida ja me ei tea kõiki käitumismustreid, mis meil emmal kummal partneriga on. Ja need käitumiskasvatusmeetodid tulevad tegelikult meie lapsepõlvest. Ja teinekord on niimoodi, et kui ma näen, et minu siis abikaasa teeb midagi lapsega, mis minule ei tundu õige, siis ma saan aru, et see tuleb tema lapsepõlvest, tema sellest, mida ta on õppinud, kuidas siis peaks lastega käituma, mida ta on ise kogenud. Ja siis üks variant on see, et tulebki hakata rääkima, et miks sa nii tegid, et kus see tuli, Et alati ei lähe selleni, et kus see tuli, aga miks sa arvad, et nii on õige, püüda aru saada, sest igal tõekspidamisel, see kasvatusmeetod, tema viis, kuidas seda asja teha, see taga on tõekspida, et miks ta arvab, et nii on õige lapsega käituda. Seal taga on põhjused või hirmud, et kui ma nii ei tee, siis mu lapsest saab nii ja naa, eks. Ja ehk siis kõigepealt mõista seda teist poolt ja siis vastu argumenteerida. Aga mis sa arvad, kui, on ju? Ja vaata, siin ongi see, et ei tohiks nagu oma nägemust peale suruda, sest igasugune peale surumine, sinul on ka oma ego seal taga, eks? Ja sa hakkad nõudma oma seda õigust, minul on õigus, on ju? Aga see on kõik, see ei ole tegelikult enesekindlus, vaid see on peale surumine ja see on egopõhine ja seal taga on alati hirm. Sinul on hirm, et kui ta niimoodi teeb, siis lapsega saab nii, aga temal on hirm, et kui ma niimoodi ei tee, siis lapsega juhtub midagi nii, on ju? Ja siin tulekski kokkuleppele jõuda ja kui tõesti on teine pool on siis väga jäärapäine, et mind ei huvita, et mina näen, et nii on õige, siis võiks mitte teha prooviaeg, aga proovime siis mingi aeg sinu katsetusmeetodid, vaatame, kuidas see toimib, on ju, ja kui see ei toimi, siis proovime teistmoodi, nagu mina seda näen, on ju. Et kõik on tegelikult kokkulepete küsimus ja omavahel rääkimise küsimus. Et seda vimma või seda üksteisele peale surumist, see viib ainult suhte nagu kehvemasse seisu, ütleme siis niimoodi. Et rääkida ja arutada
ja kui ei saa muud moodi, siis otsida juurde infot, et mismoodi selline kasvatusmeetod võib tegelikult mõjuda või siis kasutada nii-öelda spetsialisti abi, kes oskaks siis suunata, et mida siis sellises olukorras teha, kui on lapsel näiteks mingisugune üks olukord, et ta reageerib nagu niimoodi. Siit tegelikult üks selline täitsa nii-öelda loogilise jätkuga küsimus sulle, et näiteks ütlemegi, et siis selle eelneva protsessiga on jõutud teatud mõttes nii-öelda ämbrisse, asi on ebaõnnestunud ja siis saab ka aru, see teine osapool ei olegi selline, nagu ma olen endale ette kujutanud. Et mis siis saab? No siis tuleb endas rasked otsused ära teha. Et siin tuleb alati küsimusi, et kas jääda sellesse suhtesse või mitte jääda. Mina olen seda meelt, et lapsel on nii ema kui isa. Ja kui sina nii-öelda siis oletame, et võtame selle naise seisukoha, otsustad, et see suhe ei ole minu jaoks, siis sa ei saa lastelt isa ära võtta, eks? Siis see kasvatusmeetod jääb niikuinii, ja sina ei saa selle juures olla, et võib-olla suunata, rahulikult suunata, ütleme siis niimoodi. Aga kui see otsus tuleb ikkagi, siis aktsepteerida seda, et lastel on selline isa ja mis on nii-öelda, annab mulle enesekindlust juurde, kui ei saavutagi kokkulepet. Et üks olulisemaid nii-öelda tõeksmidamisi, mida endal omada, et olla enesekindlam ja mitte ennast nii palju süüdistada, on see, et ma olen alati õigel ajal õiges kohas iseenda arengu hüvanguks. Ja kui mina olen õiges kohas ja elukogemused juhtuvad meie jaoks, on teine asi. Et ükskõik, mis mu elus juhtub minu jaoks. Ehk siis minu arenguks, ükskõik kui halb see ka ei ole. Ja kui see juhtub minu jaoks, siis see juhtub ka minu lapse jaoks niimoodi. Ja kui mu laps kogeb siis mingisugust nii-öelda halba meetodit või halba kasvatust või halba kogemust, siis ma lohutan nii-öelda ennast sellega, et tõsta, et olla ise enesekindlam lapsevanem, on see, et järelikult mu lapsel on seda kogemust vaja siin elus millegi jaoks. Ja igal halval asjal on oma hea külg, eks. Et tehagi rahu iseendast sellega, et me ei saa olla igal pool need superkangelased ja igal pool nii-öelda siis päästa oma lapsi igasuguse halva kogemusest. Jah, me kõik tahame seda, mina ka tahan, eks. Aga see ei ole lihtsalt võimalik. Ja mõnikord on niimoodi, kui me ei räägi väga halbadest kogemustest, mis lastega paratamatult juhtub, aga kui on selline mitte vägivaldne kogemus, vaid ütleme nõudlikkus perekonnas või mis iganes, et võib-olla tuleb see kasuks, et me ju ei tea seda. Ja mingi asi nüüd ongi see tõeksmine, ükskõik mis juhtub meie jaoks, siis see mingil määral arendab meie last või annab talle mingisuguse nii-öelda hea omaduse sealt, et ta oskab võib-olla tulevikus tänu sellele sündmusele, mis siis juhtus, kuidagi paremini toime tulla mingite tulevikusündmustega, Et see on üks asi, aga kui nüüd läheb suhtes küsimuseks, et see ei ole minu jaoks kaaslane, siis rasked otsused, kas ma siis jään või ei jää. Ja kui ma ei jää, siis kuidas siit edasi, eks. Et teinekord on niimoodi, et kui ma olen otsustanud mitte jääda, siis tuleb lahti lasta vanast ja sellega võib kaasneda igasugused materiaalsed varad näiteks, kui tõesti on nii-öelda läheb asi nugadele. Mateeria nii-öelda lahutusel on väga suur nii-öelda argument, mis siis keerab seda nii-öelda vürtsi juurde inimestele peale selle pettumuse ja valu. Et kuidas me jagame seda vara. Ja sellisel juhul on meil, kui ei saa abi nii-öelda siis advokaatid või kui kõigepealt ei saa oma vahel kokku leppida, siis on meil ju advokaadid ja asjad, kes meid aitavad, kui on abielu. Ja kui nii ka ei saa või läheb väga keeruliseks, siis on see, et millest ma olen valmis loobuma. Lihtsalt tulebki endast, et selle nimel, et olla ise õnnelikum, tuleb teha enda sees otsused, et millest ma siis olen valmis loobuma. Kas või selle järgneva perioodi jooksul, mis siis nüüd ees seisab ja minnagi sellele vastu julgelt ja olla nii-öelda lahendustele pigem orienteeritud, mitte siis näha kõike seda võib-olla hirmus ka lahti lasta ja tehagi endale hirmu nimekirja, mida ma kõike kardan ja kuidas ma sellest hakkan üle nüüd tulema. Just, et seal taga on palju hirmusid ja eks see nii-öelda lahkuminek on kõigile osalepooltele väga keeruline, aga
võimalikult palju ikkagi just laste nii-öelda, kui me räägime perest, on ju, laste säästmiseks teha seda, et vanematel vahel jääksid rahulikud nii-öelda suhted. Ja mina isiklikult oleksin selle nimel valmis loobuma igasugusest materiaalsest varast, sest ma saan materiaalset vara omal iga kell uuesti luua, eks. Selle nimel, et mul oleks lapsed enesekindlamad, sest et kui vanemad kaklevad, siis kaob laste enesekindlus ära, sest turvatunne kaob ära ja lapsel tekib see, et ma pean hakkama valima osapooli ja see on lapsele raske. Jah, et sa paned talle tegelikult nii suure vastutuse. Just. Nii et siit me tegelikult nüüd jõuame sellise järgmise hea küsimuseni. Kuidas olla siis selline hea eeskuju nüüd baseerudes kõigele sellele eelnevale ka siis oma tütrele, olla hea elukaaslane ja ema ja ka samamoodi, kuidas siis oma vanematega toimetada. Ehk et kuidas kogu selles nii-öelda, siin me ei saa enam kolmnurka nimetada, vaid et sellises ringis siis olla ise enesekindlam ja nii-öelda siis hea, nii-öelda parem kõikides nendes asjades iseenda jaoks. No siin me tuleme algusesse tagasi. Tuleb tegeleda, kõik saab alguse meist endist. Kui hästi tunnevad meie lapsed ennast, kui hästi on meie suhe arenenud, kuidas on meie suhted meie vanematega ja lastel vanavanematega ja nii edasi, nii edasi. Et see kõik saab alguse meist endist. Ja siin on jällegi see iseendaga tuleb tegeleda täpselt seesama teema, tuleb leida endas rohkem armastust iseenda vastu. Ja kui me räägime selleks, et naisena eeskujuks olemine oma lastele, on eneseväärtustamise küsimus. Et kui mina näitan, eriti kui me räägime tütarlaste kasvatamist, minul on 2 tüdrukut. Kui mina näitan naisena ees, mismoodi ennast väärtustav naine käitub, siis mida teevad minu tütred? Nad teevad sama järgi, sest lapsed ju õpivad kõige rohkem meie vanemate käitumise pealt, eks. Et kui mina olen ees naine, kes väärtustab ennast, ma teen tööd, mida ma armastan. Ma viin ellu oma kõige suuremaid soove. Ma tööd selle nimel, et mu suhe oleks väärtuslik. Ma teen selle nimel tööd, et ma austan teisi inimesi enda ümber. Ma teen tööd selle nimel, et mul oleks lastega head suhted ja ma leiaksin nende jaoks ka aega, eks. Siis mu laps ju võtab selle kõik üle. Ja temal tekib see nii-öelda kujutluspilt, et milline on üks õnnelik, ennast lugupidav naine, eks. Aga see on kõik alguses, ma ei ole alati olnud nii enesekindel või nii-öelda selles mõttes ikkagi suhteliselt edukas naine, eks. Et ma olen aastaid endaga tööd teinud ja just nimelt seesama teema kaevanud üles oma lapsepõlvest need kohad, kus ma olen siis õppinud ennast mitte väärtustama, ennast nii-öelda siis maha tegema ja nende mõttemustritega ma olen aastaid tööd teinud ja mida rohkem ma nendega töötan, seda enesekindlamaks ma muutun. Jah, ja tegelikult siit jõuamegi järgmise sellise mõtteni, et kuidas siis olla suhtes olles ja ka lastega olles. Näiteks, et siin selline küsimus mul mõeldud, et kuidas ennast mitte vaid lapse vanemana tunda, kui sa oled nii-öelda siis paari suhtes. Et olen siit mitmeid selliseid fraasikesi siit sealt jälle nii-öelda siis linnukesed siristavad kuulnud, et ikkagi naine, kui ta tuleb oma mehe juurde, siis mees on võtnud endale naise, mitte ema ja mitte siis nii-öelda lapse vanema, eks. Et kuidas selles osas siis seda nii-öelda naist enesekindlana säilitada või ka siin tegelikult võime ka mehe tuua, et kui me nii-öelda vahetame rolle praegu, et ka siis mees oleks selles enesekindlam, nii-öelda mitte olla siis lapsevanem, aga et olla siis suhtes nii-öelda see kaaslane. Vaata, siin ongi see, et ühiskonnas mängivad hästi palju tugevat rolli või tähendab, meis mängivad tugevat rolli need ühiskonna rollid. Et milline peab olema üks hea naine ja milline peab olema üks hea mees, eks. Ja me tihti kaotame ennast sinna rollidesse ära. Ja siit hakkavadki tekkima need käärid. Et suhtes mina muutun emaks ja tema muutub isaks ja siis justkui kaobki see nii-öelda säde naise ja mehe vahel ära, on ju. Sellega on, mida mina soovitan ja mida mina ise olen teinud, on see, et mina mõtlesin kunagi enda jaoks välja, et milline tahan mina olla naisena mehele, on ju. Ma panin enda jaoks suht nagu asjad paika.
ja ma arvan, et ma olen täna suhteliselt seda joont ka, seda liini ka nii-öelda hoidnud. Täpselt samamoodi ongi see, et ja mida ma olen iseenda puhul ka hästi palju tähele pannud ja noh, kui me räägime enesekindluse koolitusel ka teiste naistega, siis seal on teema, et me naisena kaotamegi ennast sinna ema rolli ära või siis kodupidaja rolli ära, on ju. Ja hästi raske on meil sellest rollist välja tulla just nimelt selle tõttu, et ühiskonnas on teatud normid nii-öelda välja kujunenud sadade aastatega võib-olla, et milline peab olema naine ja milline peab olema mees. Mina naisena, kõigepealt mehest rääkides, mehe roll ühiskonnas on olnud läbi aastate kaua aega kestnud, et mees on see, kes nii-öelda kodus siis nii-öelda leiva laual hoiab, ütleme siis niimoodi, on ju, ja raskemat tööd ära teeb, on ju. Et pere seisaks elus nii-öelda. Ja naise roll on siis kodus teha kodu, on ju, et kodu oleks puhas, korras, lastel, mehel kõigil kõht täis ja nii edasi. Ma arvan, et tänaseks on need nagu kujutluspildud natuke aegunud ja siin ongi see koht, igaüks peab enda jaoks otsustama, et milline naine või mees ma tahan olla. Mina naisena ei oota oma mehelt seda, et tema peaks meie jaoks nii-öelda kõik lauale tooma, on ju. Mina olen enda jaoks kunagi otsustanud, et mina ei sõltu mehest, minu lapsed ei pea ka sõltuma, ükskõik mis mu elus võib juhtuda olukord, siis mina saan iseseisvalt ka hakkama. Küll aga mulle meeldib, kui mul on mees kõrval, palju lõbusam on koos mehega, eks. Ja mul on olnud raske selles mõttes, et ma olen nii-öelda karjääri naise tüüpi naine ja ma ei ole väga sihuke kodukata tüüpi naine, mis võib-olla ühiskonna rolli järgi, vana rolli järgi oli see, et peaks nii olema, eks. Aga ma olen võtnud selle hoiaku, et mina olen selline naine ja ma olen uhke selle naise üle ja ma tahan, et minu tütardest ka. Jah, naine peab, ma arvan, et mitte naine või mees, vaid iga inimene võiks enda järgi nii-öelda korda pidada. Aga ma olen oma mehele öelnud ka, et mina ei ole sinu ema, et ma pean pesema sinu pesu, ma pean tegema sinu jaoks kogu aeg süüa ja nii edasi. See on meie ühine looming. Meie kodu on meie ühine looming. Kui sina said enne mind pesu pesemisega hakkama, siis sa saad ka edaspidi seda. Vaata, siin ongi enesekindlus, võtta need hoiakud ja jääda endale kindlaks. Aga miks me kaotame ennast ära, on sellepärast, et äkki ma siis ei ole hea naine. Seal tulevad hirmud mängu. Äkki ta läheb ära nüüd. Äkki ta läheb ära, äkki ta leiab kõrvalt kellegi teise, on ju, kui ma ei tee tema jaoks seda ära. Aga mis tegelikult mehele meeldivad? Enesekindlad naised, nagu ka naistele meeldivad enesekindlad mehed, on ju. Ja jah, seal võib olla aeg-ajalt õõrumine, miks sa pead kogu aeg, kas sa pead kogu aeg niimoodi olema, on ju. Aga tegelikult on see, mis teid kokku tõi. Kokku tõi see, kes sa päriselt oled. Sinu koht on ka suhtes selleks jääda, kes sa päriselt oled. Aga see on enesekindluse teema. Ja, et sa julged jääda, et ajas ju nii-öelda situatsioonid muutuvad, elu muutub, tulevad lapsed, ostetakse korterid, ostetakse majad, ostetakse autosid. Jah, et meenutada tõesti seda väga hea selline mõttekoht, et kus kohast te tulite ja seda meenutada ja isegi jah, tõesti koos istuda ja mõeldagi, et kus me kunagi olime ja mis nüüd praegu juhtunud on, et vaadata tagasi ja kuidas me saame selle siis teatud mõttes nii-öelda hingetasandil võib-olla tagasi tuua, et see sisetunne taastuks. Et see ongi, tegelikult võti ongi selles, et me läheme sinna tagasi, kes me tegelikult oleme, sellepärast, et see teine inimene ju armus meie olemusse, on ju. Mitte sellesse, kas me koristame kodus või teeme kogu aeg üksteisele süüa, on ju. Et ma ütlen veel kord, kodu on meie ühine looming ja need kohustused, mis koduga kaasnevad, kaasa arvatud lapsehoid ja nii edasi ja laste vedamine ja mis iganes on ju, tuleb küsimärgi. See on kokkulepete küsimus, kes mille eest vastutab või siis teeme korda mööda, on ju. Me mõlemad panustame sellesse, aga me ikkagi oleme isiksused, kellest see teine pool armus, on ju, ja seda isiksust ei tohi ära kaotada. Jaa. Siin sellise huvitava küsimus olen sulle üles kirjutanud, et kuidas kehtestada end nii, et lapsed sinust üle ei sõidaks ja võib-olla ka elukaaslane, kuidas olla jälle enesekindlab lapsevanem ja suhtes, eks? See tuleb jälle sellest samast eneseväärtustamise teemast, et kui palju me teeme kõike, naisena eriti, me teeme kõikide teiste jaoks, on ju. Siis mina küsin alati, aga millal sinu aeg on? Millal sinu kord on? Sest iga kord, kui sa ütled teistele jaa, ütled sa iseendale ei, eks?
ja kui sa ütled kogu aeg iseendale ei, sa sisuliselt sisendad iseendale, mina pole oluline, mina pole oluline, mina pole oluline, mina pole oluline. Ja mida rohkem seda endale ütled, seda madalamaks sinu enesekindlus läheb. Aga kui sa kehtestad just nimelt ennast, et mina olen oluline, ütled ka lapsele ei vahest, eks. See võib olla väga valus, see võib olla väga nii-öelda süütunnet tekitav, aga selleks, et teil saaks olla üksteist austav suhe, tuleb seda teha. Kui sa ei tee seda iseenda pärast, tee seda lapse pärast. Sellepärast, et laps õpib sinu käitumise pealt. Ja kui sina oled kogu aeg see, kes elab välja teistele ja unustab iseennast ära, siis su laps on tulevikus samasugune. Siis tegelikult on ju ka see täitsa mõte, et kui sa ütledki lapsele millegi kohta ei, andagi talle juurde selgitus, miks ma sulle praegu ei ütlesin ja miks mitte seletadagi nii, et igal inimesele see inimene ongi kõige tähtsam ja ma praegu vajan iseendale nii-öelda seda aega või seda situatsiooni luua. Ja see ei ole üldse sellepärast, et ma ei taha sinu jaoks midagi head teha, vaid et hetkel on nii-öelda nagu minu kord, nagu näiteks siis tuuagi lapsele näide, et näed, et tollal, kui sina tahtsid seda teha, siis oli ka see nii-öelda sinu tegevuse aega. No siin ongi lastega vaata kokkulepete küsimus, et laps ei ole nii arukas, et ma seda võib-olla ütleks, et mina olen ka endale tähtis, vaata, laps võib seda valesti tõlginda, et siis mina järelikult ei ole tähtis, temal tekib jälle see enesekindluse kompleks või. Ja, väga hea mõte. Aga lapsega tuleb teha niimoodi, et näiteks oligi, mul laps oli esimeses klassis, kui nüüd see koroona asi oli, ja tema esimene klass möödus valdavas osas kodus õppides, ja esimese klassi laps teadagi ei ole valmis iseseisvalt õppima. Ja mina töötan ka kodust, eks, ja siis väga raske oli ennast kehtestada, et laps saaks aru, et emmel on praegu tööaeg ja tegeleme sinu asjadega natukene hiljem. Ja ma olin esimesed 2 nädalat, ma olin peale seda, ma olin nii stressis, ma kirjutasin mehele veel kirja, et mina ei tea, mis saab, et just tema oli tööl ja siis ma olin päris nii-öelda kokku jooksnud omadega. Aga ma saingi aru, et siin on minu eneseväärtustamise koht, kui ma tahan ikkagi nii-öelda teha seda, mis mulle meeldib ja olla ka hea lapsevanem, et siis oli vaja piirid paika panna ja ongi vaja kehtestada ennast niimoodi, ütled, kallis laps, vaata, emmel on praegu tööaeg, lepime kokku, sa teed lapsega kokkuleppeid, et teeme nii, et hommikul ma aitan sind nii palju, siis on emmel tööaeg kella 2-ni näiteks. Kella veel näitad, nii. ja kui ta tuleb ja siis tegeleme sinu kooliasjadega edasi, ja kui ta tuleb vahepeal, muidugi ta jookseb, ega siis tema ju ei saa esimese hooga nendest piiridest aru, siis jääd endale kindlaks. Vaata, mäletad, meil oli see kokkulepe, et siis ma tegelen sinuga. Ega laps peab ka aru saama, et kogu maailm ei ole kogu aeg temale saada, kui temal tuleb mõte. Et ta peab austama teiste inimeste soove ja teiste inimeste piire ka, aga sa teed seda niimoodi rahulikult ja meeldivalt, et näed, siis me teeme sinuga koos. Kui ta tahab joonistada või mis iganes mängu, et emme, tal on vaja seda emme kontakti, siis lihtsalt ongi, ja kui on võimalus, siis aga tule aita emmet, et sa ei pea tegema järeleandmis, ma nüüd olen jälle 100% sinu ja sul kõik asjad teised kuhjuvad kõrval, ja siis sa lähed stressi ja tasakaalust välja, et tule siis teeme koos, kui see on võimalik, et annad talle, ma ei tea, pesunöörid, aitad asju kokku panna näiteks, kui see on teema, et kokkuleppeid lastega teha samamoodi, nagu sa teed oma kaaslasega. Ja selles kaasamises olen ma täiesti nii-öelda ka samas paadis, et isegi oma 1,5-aastasega teeme seda sama kaasamist, et kui ma näen, et mulle vaja mingid asjad ära teha, aga tema tegelikult tuleb ja tõesti sikutab sealt kuskilt tead varukast, et lähme mängima, siis pigem tõesti, et näed, et aitagi mul see pesusid praegu maha võtta, mis siis, et ta kakub seda seal praegu, et see pesu alus on praegu ümber, vaid et sa lasedki sellel minna, sa tead, et sa oled asja tehtud, sa oled lapsega koos, laps on õppinud ka midagi uut tegelikult. Et see on hästi oluline ja tegelikult see on lapsele, miks ta tahab kontakti, ta tahab seda turvatunnet, vaata, et emme on olemas, ja siin ongi turvatunde kasvatamise ongi see, et kas see on see kokkulepe, et ma teeme koos pärast, et ma olen sinu jaoks endiselt olema, siis sa pead muidugi sellest ise ka kokkuleppest kinni pidama, et laps ennast turvaliselt tunneks, et näed, tõesti, emme ütles ja emme teeb, aga jah, kõige parem on siis, kui sa saad teda kaasata, aga igas olukorras ei saa ka me lapsi kaasata, et siis ongi lihtsalt pärast nendest kokkulepetest kinni pidada. Jah, absoluutselt olla enda lapse vastu tegelikult aus kogu aeg. Just. Jah. Küsimus sellist tüüpi, et lapsevanem kui iseteadlik õppija ja oskus analüüsida tekkinud situatsioone. Et
jah, kuidas analüüsida nii-öelda teadlikult ja terviklikult mingisugust situatsiooni? See on hästi hea küsimus selles mõttes, et me kõik oleme inimesed ja meil kõigil on emotsioonid, meil kõigil on hirmud ja meil on kõigil oma pagas kaasas, kus on siis teatud nii-öelda need valupunktid, mis panevad meid erinevates olukordades enesekriitika. Jah, just. Et ma arvan, et terve lapsevanem või terve täiskasvanud inimene on see, kes saab sellest aru ja teeb iseendas, enesekindel on see, kes teeb iseendas rahu sellega. Alles 2 päeva tagasi oli mul lapsega situatsioon, kus mul oli endal väga tihe graafikuga päev. Sõida sinna, võta see, too see, tee sinna, siis mine tee seal kõne, siis tee, ühesõnaga täiesti niimoodi. Ja ma ärritusin täiesti tühja asja pärast lapse peale, ma olin poest ostnud vette ja siis ta karras selle vee ära, ja siis ma tõstsin natukene häält, et miks sa nii teed, Temal lapsel on üldiselt head kavatsused, üldse inimestel on reeglina head kavatsused taga, ja tema ei saanud sellest sellel hetkel aru. Ja siis ma analüüsin, et miks ma nüüd niimoodi reageerin. Et kas see oli nagu täiesti vajalik, ma sain aru, et ma olin lapse suhtes natuke ülekohtune ja mis ma tegin, oli see, et ma läksin tema juurde ja vabandasin, et ma niimoodi reageerisin. Et ma arvan, et see nii-öelda hea või tark lapsevanem on see, kes tunnistab ka lapsele vahest, et me oleme ka inimesed. Ja see, ma arvan, et see õpetab lapsele empaatilisust ja ka ise endast tegema, et see on okei, et me vahest vihastamegi ja vahest nutame ja vahest kurvastame ja kõik, et need on emotsioonid, ta veel sellest sõnast aru ei saa, aga ma selgitasingi talle, et emmel on täna võib-olla natukene raske päev, ma olen võib-olla natuke närvilisem, kui ma muidu olen, et palun vabandust, et ma üle reageerisin ja õhtul me veel rääkisime eraldi sellest teemast, et miks ikkagi niimoodi on. Et ega siis me ei saa hoida ennast kogu aeg kontrollida, et me peame ideaalselt käituma, see ei ole võimalik, me kõik oleme inimesed, me ei ole robotid. Aga tähtis on see, et me saamegi aru, et siin võib-olla ma läksin üle piiri. See on nagu 3. isikuna ennast kogu aeg kõrvalt vaadata, et mismoodi ma nüüd tegin. Ja kui sulle jääbki tunne, et võib-olla see ei olnud päris õige, siis tunnista seda. Ja kui sa tunnistad seda, siis sa lased selle emotsiooniga endast välja. Muidu see jääb su sisse ja see jääb sind sööma. Aga kui sa päriselt lapsega räägid selle läbi, et anna mulle andeks, ma ei tahtnud seda, sina ei olnud tegelikult süüdi, vaid see oli hoopis midagi muud, siis laps saab sellest aru täpselt nii palju kui vaja, Aga ma arvan, et lapsega suhtuda, kui sa suhtud temasse kui nii-öelda, et ta saab sellest aru, siis esiteks jällegi tema enesekindlus kasvab läbi selle, et näed, emme usaldas mulle seda, ja teiseks ta saab ka aru nendele teistest pooltest, see empaatilisus nii-öelda kasvab. Minu arust kõik need jutukomponendid, mida sa ka praegu viimases osas teid, tegelikult need on kõik enesekindluse komponendid, enesekindlus, julgus vabandada, julgus tunnistada, et ma tegin midagi valesti ja seda ka väljapoole öelda, et see ongi ju tegelikult väga kõrge tasemega enesekindlus, sest sa tead, et see on okei näidata oma tundeid, sest tõesti, nagu ütlesid, sa oled ka inimene, sa oled ka naine, sa koged ja sa julgedki seda kõike teha. Ja ma arvan, et siin on hästi oluline osa just sellel lahti laskmisel ka. Et sa ei jäta seda emotsiooni enda sisse sööma, vaata, vaid sa lasedki selle, et ja küll juhtus. Ja siis ongi seesama usk, kõik, mis juhtub meie jaoks. Järelikult see situatsioon oli vajalik nii minu jaoks, kui ka selle lapse jaoks ja nüüd me saame seda koos arutada. Et see julgus just nagu tunnistada oma vigu on okei. Me ei ole keegi täiuslik ja see, et me julgeme seda tunnistada, ongi nii-öelda ideaalne. Minu arust, et on nii head lõpusõnad. Liina, suur aitäh, et sa tulid enda kogemusi meile jagama ja minu arvates oli siin tohutu hulk selliseid punkte, kus tõesti nüüd see kätte võetud märkmepaber on otsast lõpuni häid märkmeid täis ja kuidas palju asju siis teha teisiti ja ka mitmeid teemasid enda kui lapsevanema ja kui paarilise ja just selle enesekindluse suunal siis üle vaadata. Et kus on need karid ja kus on need võimalused, kus siis edasi liikuda?
et iseendaga tööd teha ja mida rohkem seda teha, siis seda rahulikumaks ja enesekindlamaks sa muutud. Aitäh sulle, Liina! Aitäh!